No nii, tere, täna me istume siin rõõmsalt Eero Epneriga House Galeriis sellise ümar- või ovaallaua taga, et rääkida natukene meie kevadoksjonist, 2023. aasta kevadoksjonist ja üldse oksjonitest laiemalt. Eero Epner kunstiajaloolasena on meie juures kunagi töötanud, ta on meiega kaastööd teinud pikki aastaid ja tegelikult ka viimased aastad kirjutanud väga niimoodi tihedalt ja sujuvalt meie oksjoniteostele kaastekste. Nii et tundus, et Eero ongi kõige õigem inimene, kes võiks meiega rääkida natukene nendest teostest, mis meil oksjonile tulevad, aga mitte läbi nii väga sellise rõhutatult traditsioonilise ja kunstiajaloolise aspekti, vaid sellest, et mis Eerole endale võiks kunsti juures meeldida, mis meil endale võiks siin meeldida, miks me oleme need valikud sedasi koostanud ja kuidas me seda oksjonit ka sellel aastal oleme teinud. Et ma võib-olla natuke tutvustavalt ütlen, et me oleme kunagi teinud oksjoneid läbi kronoloogilise vaatenurga ja oleme selle juures täna ka uuesti tagasi, ent kõik meie oksjoni valikud järgivad siis kronoloogiat. Me oleme teoseid tutvustamas kümnendite kaupa, et sellest jääks selline ilus kunstiajalooline jälg. Ja Eero on kirjutanud just selle osa meie oksjoni tekstidest, mis puudutavad teoseid 19. sajandi siis keskpaigast, alustades Johann Köhleri tööga 1857-1858 ja liikudes siis kuni 1960. keskpaigani. Nii, Eero, sinu sõnavõtt. Ja võib-olla sa äkki märgid mõnda teost või midagi, mis sind näiteks selle kevade oksjoni valiku puhul üllatas, mis sulle silma jäi või mida sa vaadates niimoodi tajusid, et vau? Seda valikut vaadates mulle meenus selline välja nagu muuseumitöö. Et siis kui House Galeriis töötasin 20 aastat tagasi, siis kasutati seda väljendit tööde kohta, mille puhul arvati, et ta on sobilik ennekõike muuseumi kollektsiooni, temas on midagi eksperimentaalset, avangardset või midagi nii keerulist, mis võib-olla laiemale publikule ei meeldi ja teda võib-olla müügiedu eriti suur ei oota, aga muuseumisse sobiks nagu valatult. Ja nüüd seekordses valikus mulle tundub on mitu sellist nii-öelda muuseumitööd, mis samas on teostatud sellisel kujul, et need võiksid siis käratada ka laiemat tähelepanu. Ja alustades muidugi Johann Köhleri tööst, Köhleri puhul ei suuda ma lõpetada seda imestamist, kui täiuslik ta tehniliselt oli. Ma arvan, et ta ei teinud ühtegi ebaõnnestunud maali oma elus. Ja antud juhul on tegemist küll visandiga, aga mulle endale visandid ja eskiisid sageli meeldivad, sest seal on teatud värskus olemas ja seal ei ole seda lõpetatuse pretensiooni. Kui sa lõpetad maali, siis sa pead pöörama tähelepanu ka pindadele, kohtadele, detailidele, mis sind võib-olla maaliliselt väga ei huvitagi, aga mis tuleb lihtsalt ära teha, sest pilt peab olema lõpetatud. Antud juhul on tegemist Kristuse peaga, etüüdiga ja me näeme, et pool maali on justkui maalimata, aga esiteks ma arvan, et Köhler on maalinud elavalt, värskelt, otsinguliselt just nimelt selle kõige olulisem ehk Kristuse näo ja see on pingestatud ja väga, väga huvitavalt teostatud. Teiselt poolt see tühi pind, see nii-öelda maalimata pind töötab ka kompositsiooni elemendina ehk ta tõstab ja rõhutab veelgi seda täismaalitud osa. Nii et mina vaatan seda mitte isegi nagu eskiisina või etüüdina, vaid väga huvitava näitena Köhleri otsingutest, impulssidest, aga ka kunstiteosena, eraldiseisva kunstiteosena just kompositsiooniliselt isiklikult väga meeldib. Selliseid töid on veel, et kui ajas natuke edasi hüpata, siis Andrei Jegorovi 1922. aasta töö. Jegorov lahkus, kui ma õigesti mäletan, Eestist 9-aastasena ja tuli tagasi juba keskealise mehena vahetult enne selle maali valmimist. 1921 jõudis ta Tallinna. Ja see on nüüd aasta hiljem, võib-olla mõned kuud hiljem maalitud teos ilmselt Tallinna vanalinnast ja näitab Jegorovit, keda me ei tea. Ja see on Jegorovi puhul üpris haruldane kasutada väljendit Jegorov, keda me ei tea, sest tema oli kunstnik, kes töötas seriaalselt. Me teame, et kasutas ühtesid samu motiive, kordas neid täiuslikult nii edasi. Väga raske on tuua välja Jegorov, keda me ei tea. Aga antud juhul tema palett, isegi see maali
suund, see on vertikaalne maali formaat on üllatuslik. See ruumi käsitlus on seekord labürintis, mitte kaugusesse avanev, nagu me oleme harjunud paletis. Ta eelistab seekord külmasid toone või isegi tumedaid toone ja töötab nendega väga nüansirohkelt. Lisaks selle labürint ja linnavaate keskel on 2 inimrühma, jällegi üpris haruldane ja Kooravi puhul. Ehk me näeme tõesti kunstnikku, keda me arvasime, et me teame, tunneme, üllatusi sealt ei tule, võrdleme ainult erinevaid hobusereega pilte, mis seekord paremini on maalitud. Ja nüüd me näeme tööd, mida me tõesti ei oleks osanud oodata ja Kooravilt. Siia kõrvale sarnastel põhjustel tõstaksin Evald Okase 1940. aasta töö. Okas lõpetas 30ndate lõpul, enam-vähem samal ajal muide kui Peeter Mudiste isa, Riigi kunsttööstuskooli ja alustas maalina. Aga jällegi Okase puhul me arvame, et me teame teda, sest me oleme näinud 10 sadu maale temalt, mis ta tegi pärast teist maailmasõda. Ja üldiselt tema maalikarjääri alguseks loetakse teise maailmasõja aegset töötamist Jaroslaulis ja neid maale, mis oleksid valminud enne seda 30ndate lõpus, 40ndate alguses, ka muuseumi kollektsioonides ma vaatasin, on mõned üksikud ainult. Ja nüüd see 40. aasta töö ühelt poolt näitab Evald Okast sellisena, nagu me teda ei tunne, teiselt poolt ta näitab teda ka sellisena, nagu me tunneme. Ehk see improvisatsioonilisus, maalimise kiirus, impulsiivsus, värvikihtide vaheldumine ja samas selle kõige justkui loomulik valdamine. Et seal ei ole seda konstrueeritust, pingutatust, liigset läbikaalutust, vaid see vabadus, kiirus, improvisatsioonilisus on kõik oma värskel kujul säilinud. Need on Okase kõige paremad jooned. Mulle tundub lisades siia, et Okas on üleüldse, kuna ta on ju olnud väga pika sellise looja karjääriga, et ta on niivõrd mitmekesine, et alati kui näiteks ma ka neid oksjoni valikuid kokku panen ja kui me oleme viimasel ajal vaadanud, ütlevad moodsa kunstiklassika, vanema kunstiklassika, natuke kuidagi üritanud neid segada, siis Okas on just see kunstnik, kes on mõlemal pool väga nagu selgelt vaadeldav, et just nagu rääkid see tema peale sõjaaegne looming ja siis see, mida ta juba hakkas tegema, ütleme seal peale 70, 80, vaadates neid niisuguseid pompöösseid aktidega kompositsioone 90. aastatest, et noh, selles mõttes on see oksjoni valik näiteks Okast analüüsides väga, ma arvan, hea, kuna ta tõesti toob välja selle 40. aasta, eks ole, väga varase Okase töö ja siis ka tema hilisemast loomingust niimoodi jätkuvalt samm-sammult mõned tööd, nii et Okas oli kindlasti supermaalija. Jah, siia võiks kohe tõsta kõrvale näiteks Johannes Kreenberg ja Olga Terri maalid, kes töötavad samuti 40ndatel ja töötavad ennekõike atmosfääriga. Detailid ei ole alati äratuntavad, ei ole üksikasjalikult välja maalitud. Kui me Terri maalil vaatame seda meest, siis me saame aru, et see on mees, see on inimene, aga mida ta täpselt mõtleb, kuhu ta silmad vaatavad, need üksikasjad kõik ei ole nii olulised, oluline on see atmosfäär, see tõsine, melanhoolne, kurblik, leinav, mõtlik atmosfäär. Tean, et need ka loetakse üldiselt muuseumitöödeks, säärased tööd, sest neis ei ole sellist, kuidas siis öelda, lahtist elurõõmu, optimismi, pretensioonitut ilu. Kas sa tahad öelda, et muuseumitöödele käib kaasas mingi teatud selline depressiivsus või?
Nad ei ole nii populistlikud, nad ei ole nii kergesti koheselt haaratavad, väga raske on neid panna elutuppa, et külalisi rõõmustada, et läheb kõigil söögisu pealt ära, aga kui nendesse süveneda ja kui olla kunstikollektsionäär, siis ma arvan, et nii Kreenbergi kui Terri tööd esindavad ühte üpris haruldast kihistust Eesti kunstiajaloos. Ja see on võime tabada inimese vastuolulisi ja ka traagilisemaid noote. Ja kui me selle osa välistame kunstist, siis kunst jääb ühekülgseks. Ma olengi tähele pannud seda, et inimesed üldiselt pelgavad natukene neid traagilisi töid või melanhoolseid töid, et sellepärast ma ka provotseerivalt selle depressiooni küsimuse esile tõstatasin. Minu jaoks ei ole kunagi nagu küsimusega probleem olnud ja ma alati pigem tahaksin nagu sisuliselt ja sisukamalt peatuda nende tööde ees ja pigem alati neid nii-öelda muuseumitöid oksjoni kollektsioonis näha. Aga alati tekib see just vaataja poolt see niisugune, et tõesti, kuidas teda oma kodus eksponeerida, võib-olla on natuke sünge, natuke nostalgiline, et kas arvad, et inimesed peaksid seda nostalgiat kartma, peaks neid eemale peletama või pigem peaks neid nagu panema, süvenema ja mõtlema selle nostalgia üle kunstis? Ukrainas rääkisid päris paljud või räägivad praegu päris paljud kunstiinstitutsioonide esindajad, et kunstielu ei ole lõppenud, näitused toimuvad, aga seal on igavene küsimus, kas see kunst, mida näidata, kas see peaks peegeldama toimuvaid õudusi, toimuvaid katastroofe või nad peaksid pakkuma midagi vastukaaluks, natüürmordid, kutsukesed, hobusekesed ja kõik muu. Ja siin ei ole õiget vastust, mõlemat võib, mõlemad inimesed vajavad. Ja ma olen mõelnud, et miks nad siis võiksid inimesed näiteks praegu rahuajal vajada 40. maalitud Kreenbergi või Terri töid, siis ma ütleks, et inimestel kõigil on mõtlikud olukorrad elus. Ja nende vastu otsitakse abi joogadest, kristallidest, vaiksest mõtlusest, loodusesse minekust. Ja kunst võib olla ka mitte isegi teraapiline abivahend, aga miski, mis aitab sul paremini mõista iseennast, paremini olemist, ta kuidagi rahustab sind maha ja sa vaatad isegi mitte nagu leine ja melanhooliat, aga sa vaatad inimeseks olemise erinevaid tahke. Kas ta on teraapiline, kas ta aitab, seda ma ei oska öelda, seda las ütlevad spetsialistid, aga see on asi, mis ei peaks tegema tuju kurvaks, kui see sul elutoa seina ripub, vaid see minu arvates just avardab seda ruumi, muudab sügavamaks seda elutuba. Ma olen sellega absoluutselt nõus ja tegelikult ma leian, et siinkohal isegi võiks nagu juurdega minna rohkem ka sellisesse kristlikusse kunsti ja tegelikult ka renessansiaegsesse kunsti, võib-olla ka tollastesse natüürmordidesse, mida me näeme võib-olla selliste ilusate kauniste piltidena, aga iseenesest ka tollaste natüürmordide sõnum oli ju see juba 15-16 sajandil, eks, et memento mori, kõik, mis on väga lopsakas, väga kaunis, väga kestev nii-öelda nagu silmaga vaadates, et tegelikult on see hääbuv ja et me peaksime nagu rohkem mõtlema kõikidele nendele eksistentsiaalsematele väärtustele ja võib-olla nendele väärtustele, mis niisama lihtsalt nagu näppude vahelt ei pudene ja ei kao ja sees mõttes ma arvan, et need kõneldud Kreenbergi teosed just siin muuseas, mis pärinevad Olga Terri kollektsioonist, on seda enam just seesugused, mis niisugust sügavat mõtlikkust rõhutavad ja igal tööl peaks see kvaliteet ju olema. Jah, ja ega teiselt poolt, mille järgi üldse järeldada, kas töö on nii-öelda sünge või mitte sünge, kui võtame näiteks Konrad Mägi maali, mis seekord tuleb oksjonile. Siis kõigi väliste tunnuste järgi on see ülioptimistlik elujaatav rõõmustöö. Seal on loodusmotiiv, värvid on väga erksad, eriti pärast puhastamist, ka ootamatud, tumelilla kasutamine, mida Mägi liiga sageli ei teinud ja üldse kunstis tehakse üpris harva, aga see näitab, et tal oli mingi eksperimenteerimistuhin peal, tahtis katsetada. Taevas on avatud, avar, pilved dramaatilised, tal nagu ikka ja nii edasi. Kõigi väliste tunnuste järgi see töö rõkkab rõõmust. Teiselt poolt me teame, et Mägi maalis sageli pigem sünges meeleolus ja kas või need dramaatilised pilved võivad peegeldada mitte siis suurt loodusrõõmu, vaid mingit sisemist draamat. Need küsimused, kas töö on optimistlik või mitte optimistlik, esiteks nad on palju keerulisemad, kui ainult väline vorm ütleb ja teiseks ma tahaksin
küll uskuda ja usungi seda, et ka nii-öelda väliselt kurvemad, traagilisemad tööd, nad ei tee inimesele mitte halba ja kurbust, vaid vastupidi. Absoluutselt, mõeldes Mägile või sellele samale dramaatikale, millest sa nagu mägitööde puhul rääkisid, tuli mul kohe paralleel Van Goghiga, et rääkides tema elust ja tema saatusest ja kogu sellest dramaatilisest nii-öelda psühholoogiliselt väga segamini olevast natuurist ja samas nendest kohati väga sellistest deliirsetest ja jõulistest värvidest, nii et kunsti puhul on seda vastuolu mõneti ju nagu märgata, et see nii-öelda kunstniku enda kannatus võib-olla pildil väljendada hoopis teisiti ja samamoodi ka näiteks läbi aegade vaadates, et me oleme seda ikka rõhutanud, et kui me vaatame näiteks kas või sõja ajal loodud maale, siis mingil põhjusel 40-ndatel on maalitud väga palju lilli ja tuleb see teatud niisugune optimism, et mingitel aegadel me võib-olla nagu tahame sellesse nostalgiasse ja sellesse maailma sügavusse liikuda ja samas teisalt võib-olla nende süngetel aegadel me võib-olla nagu kunstnikena või loojatena siis nagu hoopis otsime sellest samast maalist nagu endale ka lohutust, et ma leian, et see nagu väga hästi märkisid ja rääkisid seda, et maal kunstiga läbikäimine, et mingit pidi on see selline psühholoogiline tööriist nagu meie kõigi jaoks, et ta kuidagi tasakaalustab või nagu balansseerib. Aga rääkides sellest, et ütleme, üks asi on nüüd see kunstimaailma niisugune esteetiline pool aga teine asi on natukene see kunstiäri pool, et sa oled seda ka kindlasti kõrvalt vaadanud ja kui me räägime näiteks Konrad Mägist ja räägime nendest tohutult kõrgetest kunstihindadest, et kuidas sinu jaoks see nagu põhjendub, et ütleme, üks kunstnik järsku on väga jõuliselt ja tugevalt ka oma hinnaklassis nagu tõusnud, et kas see on märk tema tõelisest sellisest tugevast sisulisest kvaliteedist, mis see ju tegelikult ka nii on või kuidas sa sellesse suhtud, kuidas sa neid kahte poolt kokku viid? Ma tahan küll uskuda, et kunstihinnad ei ole päris juhuslikud. On muidugi anomaaliad ja Eesti kunstituru eripära on alati olnud see, et kuna ta nii väike, siis üks väike juhus võib kohe tekitada anomaalia, millest kiputakse tegema üldistusi. No näiteks on kogujaid, vähemalt üks koguja, kes minu teada kogub või kogus vähemalt teoseid, kus on kujutatud mootorsõidukit. See oli tema eelistus. Ja ühel oksjonil ühe säärase maali peale läks võistluseks teise inimesega ja siis see maal tõusis suurtesse kõrgustesse, millest tehti kohe järeldus, et see autor, see periood on nüüd väga hinnas. Järgmine oksjon ei olnud sellest enam lõhnagi, sest sama kunstniku, sama perioodi töö ei kujutanud enam mootorsõidukit. Selliseid anomaaliaid on ja nendest üldistusi teha on ettevaatamatu. Mägi puhul me ei saa rääkida enam juhusest, et see on selgelt näha. Ma arvan, et selle põhjuse esiteks erakordne kunstnik. Teiseks tal on tekkinud ikkagi rahvusvaheline turg, kui nüüd 1,5 aastat tagasi Rootsis 2 tööd olid oksjonil müügile, siis seal pakkujate seas ei olnud sugugi ainult eestlased, minu teada vist olid ka Venemaalt mõned inimesed ja seda Venemaa huvi Mägi vastu on ka varem Eestis toimunud oksjonitel märgata olnud Mägi puhul. Ja talle võib-olla on tekkimas ka Lääne-Euroopas turg, et ma tean, et siin viimase sügise hausioksjoni puhul, kus oli Mägi Austraaliast saabunud Norra vaade, et seal oli juba ühe Lääne-Euroopa institutsiooni õrn huvi, aga oksjon tuli nende jaoks liiga kiirelt. Ja seal oli ka üks Suurbritannia pakkuja näiteks nagu Olgas, nii et... Just, et ma arvan, et sellised objektiivselt võetavad asjaolud täiesti hästi seletavad kunstihindet. Teiselt poolt ma pean muidugi ütlema, et need kõrged hinnad esiteks muudavad väga paljudele inimestele kunsti kättesaamatuks ja nad muudavad ka muuseumile tööd kättesaamatuks. Ehk kui vaadata riiklike muuseumite kogumispoliitikat, siis mis puudutab enne sõjaaegset kunsti, ega nad ei saagi enam oma kogusid täiendada. Et võib-olla mõne üksiku väikese mõõtmelise maali või graafilise lehe suudavad osta, aga kuna neile eraldatavad summad on nii väikesed ja teisalt tööde hinnad on nii kalliks läinud, siis see nende enne teist maailmasõda valminud kunsti komplekteerimine on tegelikult laias laastus lõppenud. No mitte nõukogude ajaga, aga ütleme siis nullindatega. Ja sellest on kahju sellepärast, et see lõikab ära muuseumil teatud orgaanilise kogumispoliitika, nad ei saa täiendada enam, et sellest on kahju. Teiselt poolt Eesti kunstiturgu iseloomustab see, et siin ei spekuleerita väga palju. Kui koguja ostab, siis reeglina need tööd
jäävad sinna kogusse ja suuremad kogujad, nad on kas avalikuks muutnud oma kollektsioonid, alates N-Kunilal on koduleht, kus on kõigil võimalik tutvuda. Jaan Manitski andis välja raamatu, rääkimata sellest, et tal on see kollektsioon kogu aeg avatud. Ja neid erakogujaid on veel, kes ei varja, mis neil on, laenavad muuseumitele, aitavad isegi muuseuminäitustele kaasa. See on minu arvates Eestis väga sümpaatne, et muuseum tegelikult saab arvestada ka erakogujate koostööga. Ja ma arvan ise, et see hindade poliitika ongi nagu viimastel aastatel just nagu kuidagi läinud niimoodi võib-olla tihedamalt tõusuteed, aga samas me oleme ise ka vaadanud, et me igapäevaselt ma pean tegelema tegelikult sellega, et ma seletan inimestele, kuidas hinnad tekivad ja mis nende baas nii-öelda nagu on ja et tihtipeale nagu ekslik arvamine, nagu sa seal mainisid, et kui üks töö oksjonil läheb korraks nagu väga kõrge hinnaga, et siis see tähendab, et see on nüüd nagu mõõdupuuks, et selle sama autori kõik tööd peaksid nüüdki olema hindades 3 korda kõrgemad, et mulle tundub, et see on ka üks niisugune koht, mis võib-olla vajab natukene ka kunstimüüjatele selgitamist ja üldse kunsti turu situatsioonis nagu selgitamist, et kuidas need kunstihinnad tekivad ja mida me hindame ja mis ja et ka autoritööde lõikes on hinnad võivad olla väga erinevad, eks ole, teoste erinevatel perioodidel ja noh, ikka need, kes tahavad müüa, nad väga võib-olla emotsionaalselt hindavad oma ühte, teist või kolmandat tööd nagu väga kõrgelt, aga samas ma arvan, et teatud niisugune konservatiivsus nagu tuleb turule kasuks ja ka ütleme galeriidel või kes ka meile siin, kes me kunsti hindamisega ja kunstioksjonite korraldamisega tegeleme, et ma ühtepidi tunnen, et ma nagu natukene püüan seda niisugust kihutavat hobust kuidagi nagu tagasi hoida, sest et tore on, kui hinnad tõusevad, aga teisalt me ei saa seda turgu ka nagu väga lõhki ajada, et kas või oksjoni kontekstis, et võib-olla neid alghindasid põhjendamatult väga kõrgeks ajada või et need ei ole võib-olla nagu väga päris sellised adekvaatsed mängud, et ma arvan, et võib-olla ka näiteks muuseumile sel kujul võimalusi oksjonitel osalemiseks luues, et me vähemalt üritame oma stardihinnad tekitada nagu väga adekvaatselt ja mitte minna kaasa nagu nende turu emotsioonidega, mis on väga toredad ja mida me kõik nagu oksjonite lõikes ju ootame, on ju, et hinnad nagu kerkiksid ja tõuseksid, aga see põhitendents on ju ikkagi selline või see põhiline loogika on ju ikka see, et ütleme, et kui ühe autori, näiteks nagu meil siin Subiga oli ju paar aastat tagasi, et kui see hind tõuseb ühel tööl väga kõrgele, siis ei tähenda see mitte seda, et kõikide järgnevate Subide hind on nüüd 100 000, vaid see tähendab seda, et autori hinnatase nagu teeb mingisuguse sammulise hüppe ja positiivne on see, et ka tema siis nii-öelda kaasaegsetele kunstnikele või temaga võrreldavatele kunstnikele pööratakse rohkem tähelepanu ja see üldine hinnafoon nagu kerkib, et see niisugune, see hindamine on selline omaette teema, aga ma olen väga nõus sellega, et tegelikult ikkagi sisu lõpuks dikteerib selle hinna, et nagu need üksikud hüpped või fenomenid siin kuskil on mõningate tööde puhul, aga see sisuline kvaliteet lõpuks nagu toodab selle väärtuse ja mulle tundub, et see turg on nagu sinnamaani jõudnud, et need sisulised ja need nii-öelda kunstiloolised ja esteetilised, visuaalsed ja sellised sügavuti minevad väärtused hakkavad nagu rohkem nagu ühte sammu astuma. See ilmselt sõltub ka kogujast. Mul on meeles üks juhtum, kui Konrad Mägi tööde eest oli hakatud maksma päris palju ja siis ta oli justkui kuum nimi. Ja siis ilmus oksjonil üks jõukas härrasmees, kes varem ei olnud oksjonil käinud kunagi, aga ilmselt oli aru saanud, et kunsti kogumine, eriti Konrad Mägi kogumine, et see on prestiižne ja nii edasi. Ja pakkumisele tuli üks Mägi maal, mis ei olnud õnnestunud maal. See oli päris kehvake. Ja pakkumine algas, ta tõstis oma numbri ja keegi teine ei tõstnud. Ja ta sai selle töö, ma mäletan, ta vaatas pettunud ringi, kuidas tema ainuke nüüd pakub, ta ostis selle maali ja rohkem ka enam oksjonitel teda ei näinud. Ja mida ma tahan selle looga öelda on see, et kui kunsti hindamisel see sisuline pool jääb tähelepanuta ehk ostetakse nime või galerist müüb nime, aga mitte tööd ennast, siis varem või hiljem see maksab kätte. Väga palju räägitakse kunstihindade puhul tõesti sellest, et see kõik on subjektiivne, maitse ja kõik nii edasi. Mul üks lemmiklugusid sellest, kuidas tegelikult
kunsti väärtus ei ole subjektiivne, on säärane, et üks tuttav saksa kunstiteadlane väikese tüdrukuna läks sageli muuseumisse, sest tema vanaisa oli kunstimuuseumi direktor. Ja vanaisa viis ta sinna ja siis näitas erinevate tööde peale, ütles, et see on hea töö, see on hea töö, see on keskpärane, see on halb, see on hea. Ja kui tüdruk küsis, aga seleta mulle ära, miks üks töö on hea, teine halb, siis vanaisa ütles, ei seleta, vaata ja saad ise aru. Ja siis see tüdruk istus, vaatas veel ja siis vaatas järgmine päev ja nii edasi ja käis ja ütles, et lõpuks ma saingi aru, ilma et keegi oleks mulle seletanud. Ja see on ka väga demokraatlik lugu ja see tähendab seda, et mida rohkem inimene on kunsti näinud ja sellest ainult piisabki sageli, et sa lihtsalt vaatad väga palju kunsti, seda enam sa hakkad aru saama, miks üks natüürmort on hea ja teine on keskpärane ja kolmas on kehvake, kui need erinevused on detailides ja erinevusi sõnadesse ei olegi võimalik panna. Ja seetõttu mulle tundub, et kui see kvaliteet tööde hindamisel ära unustada, siis esiteks kogenud kollektsionäärid saavad sellest kohe aru. Nad ütlevad, et siin te müüte näiteks Köhlerit, aga mitte Köhleri tööd, te müüte tema nime, aga mitte seda konkreetset teost, et see teos ei ole kuigi Köhleril ei ole ebaõnnestunud töid, nagu me rääkisime. Aga näiteks Konrad Mägil on mõned ebaõnnestunud tööd. Ja omanikud peaksid sellest aru saama, galeristid ja nii edasi, et see hakkab lihtsalt turule, aga ennekõike galeristile, ma arvan, kätte maksma, kui seda vaatamiskogemusest tekkinud aru saama, mis on hea, mis on halb, arvesse ei võeta. Ma arvan, et see on mulle eriti sümpaatne selline kommentaari seisukoht praegu, sest et me ikkagi iga oksjoni lõikes vaatame töid ja kui ma ka inimestele, kes töid oksjonile pakuvad, üritan selgeks teha, et mis on oksjonitöö ja mis ei ole oksjonitöö, ilmselt samamoodi nagu see vanaisa väiksele tüdrukule, eks ju, et miks üks on ja miks teine ei ole. Tihtipeale on muidugi ka see, et oksjonil ei satu kõik tööd väga erinevatel põhjustel ja lõppude lõpuks on oksjonitel ka mingisugune selline arvuline limiit, et me ei saa nagu väga suureks neid valikuid ajada, sest inimesed lihtsalt ei talu seda pikale venivat müügiprotsessi lõpuks nagu ära aga see printsiip on ju ikkagi see, et esindada nagu kvaliteeti, eks ju, et esindada seda paremikku, mis meil on hetkel võimalik erakogudest või ka kunstnike endi käest siis nagu kätte saada ja et see töö, mis oksjonil on, oleks nagu põhjendatud, et mingit pidi peaks oksjoni valik olema selline kunsti paraad, et kindlasti on kunstnikel reatöid, keskpärasemaid töid, aga et me otsime seda sama põhjust ja me vaatame seda iga üksikut tööd nagu eraldi, et muidugi me võime vaadata mingite autorite ja nimede lõikes ja me oleme muuseas just nüüd pannud ka oma kodulehele välja kunstiindeksi, mis tegelikult on selles plaanis väga hea selline tööriist, et me koostöös Canvas AI-ga tekitasime Hausgalerii kunstiindeksi, kus juures on ka siis koguturu kunstiindeks, mis on siis selline hea abimees ostjale, müüjale, investeerijale, kus on siis Hausgalerii keskselt näiteks meie, ütleme tõesti meie viimase 25 aasta kõik müügitulemused, meie müügitopid ja samas on seal ka analüüsitud teoste müügimahu kasvud, autorite hinnatõusud väga niimoodi graafiliselt ja see on üks selline väga niisugune tore lisandus turule, et kui me läheme tõsisemaks, et siis meil on ka nagu faktilised analüüsid, et me tõesti näeme keda, mida, mis perioodil ja kuidas on nagu müüdud ja kas missugused autorid on läbinud võib-olla mingid üksikud sellised hinnatõusud ja millised autorid on võib-olla nagu olnud reaalse sellise nii hinnatõusu kui ka nagu müügimahuga ja võib-olla sealt siis järelduvalt, et miks ühtedega nii ja miks teistega naa, et ma arvan, et see pakub väga palju sellist, sa võid kindlasti vaadata, kui sa lähed, meil on see niisugune nupp üleval menüüs reas kunstiindeks, et see on selline päris niisugune asjalik tööriist, sest ma arvan, et see ütleme see 26 aastat tööd on nagu mingi niisuguse info ja statistika mahu tekitanud, mida me võime usaldada, eks ju, et see ei ole nagu 2-3 aastat. Selle hinnastatistika kõrval on üks teine statistika mulle endale huvitavam ja see on, ma mäletan, kui olid siin 20 aastat tagasi need oksjonid buumisid ja hinnarekordid nii edasi, siis alati kogu seda lama aega, eks. Just. Siis alati oli väga huvitav vaadata küll, et kui palju maksti ja kõike nii, aga sellest huvitavam number oli see, kui palju pakkujaid on, kui palju erinevaid pakkujaid on. Ja mille pärast mulle iseenesest jättes kogu selle raha asja kõrvale, aga miks kunstioksjonid sellise meediasündmusena tunduvad olulised, on see, et nad ikkagi tekitavad kunstihuvi. Ja Eestis kultuuriajaloolased on kindlaks teinud,
millegi pärast inimestel kujutava kunstiga on kõige keerulisem olnud aegade algusest kontakti saada. Teatriga mitte, muusikaga mitte, kirjandusega mitte. Nendega tekkis kiire kontakt juba 19. sajand, aga kujutava kunstiga, pildiga kui säärasega kohe algusest peale olid mingid raskused, hammasrataste vahel oli väike liiv ja see on siiamaani. Kujutavat kunsti ja kunstnikke ei panda nii palju tähele kui näitlejaid, kirjanikke ja nii edasi. Ja seetõttu oksjoni formaat on üks võimalus, kuidas mitte sugugi ainult hinnarekordite kaudu, aga mingitel muudel moodustel tuua kunst jälle rohkem. Polariseerida laiemalt. Just. Ja seetõttu ka see osalejate või pakkujate arv on minu arvates väga oluline, see on umbes nagu valimistel, et me võime öelda küll, et need Reformierakond võitis ja see on suur asi, aga tegelikult sellest olulisem on küsida ja vaadata, et kui paljud inimesed siis ikkagi valimus käisid, kui paljud on osalenud selles protsessis. Et hinnarekordiks, aga kui neid pakkujaid ühele tööle või üldse oksjoni jooksul ei ole mitte 5, nagu on olnud oksjoneid, vaid neid on 50, nagu on ka olnud, siis see 50 on palju olulisem number kui see, et kas purunes mõni hinnarekord või mitte. Muuseas, seda statistikat me tegelikult teeme viimasel ajal, nagu ma olen seda muidugi kogu aeg teinud, sest et me ka ei registreeri oksjonile lihtsalt juhuslikke inimesi, eks ju, et lõpuks on see, et ma saan öelda, et mul oli seal 300 registreerunud, aga kas nad reaalselt olid ostjad, et on huvilised ja on konkreetsed nii-öelda nagu ostjad, nii et meie viimaste aastate oksjonil, just ja viimasel paaril oksjonil oli see reaalsete registreerunud ostjate arv seal 100 piiri peal 100+. Ja mida ma ka pärast väga oluliselt statistiliselt nagu vaatan, on see, et kui ma jagan ära välja kirjutatud arved ja tööd, et siis ma vaatan, et kogu oksjoni mahu kohta ostetud tööde lõikes, et mitu tööd umbes nagu ühele inimesele tuleb, sest meil on tõesti olnud ajad, kus on vähem ostjaid, kes jagavad ära selle oksjoni valiku ja ostavad rohkem töid. Nii et viimasel oksjonil oli see valik jagatud niimoodi, et kusi 2,5 tööd oli ühe ostja peale, mis minu jaoks oli nagu väga head näitajad. Et see tähendab seda, et ostjad on juurde tulnud, et see tõepoolest on nagu populariseerunud ja samas on see 1/3, ütleme neid ostjaid, kas siis suurema või väiksema ostjate mahu puhul, mis alati kogu aeg nagu vaheldub või muutub, et ühed natuke tõmbavad tagasi, teised tulevad jälle nagu juurde. Et niimoodi võib-olla miljonist elanikust 100 ostjat ühel oksjonil ei ole üldsegi nagu suur arv, aga ma arvan, et see näitab mingit muud nii-öelda tendentsi nagu ka veel, üleüldse laiemat tendentsi, et see on ikkagi selline päris niisugune ütleme nagu oluline mäng kunstiorbiidile tõstmiseks ja muuseas need ostjad, kes meiega nii-öelda selles oksjoni kontekstis kaasa mängivad, nad ju tegelikult ka kogu aeg tõstavad oma kollektsiooni väärtust, eks ju, et me kogu aeg hoiame ühte protsessi nii-öelda nagu väga pädevalt elus. Kuigi see vist ei ole nende jaoks väga suur argument, et veel kord, et ei ole Eestis sellist kunstiturgu, kus tööd kogu aeg voolaksid käest kätte ja inimesed investeeriksid sinna selles mõttes, et nad kasutaksid kunsti kogu investeeringuna. Aga ma tahaksin küsida lõpetuseks, et kui lugeda neid ülevaateid kunstikogujatest enne teist maailmasõda ja selle pilguga, et kes nad olid, siis seal muidugi olid ettevõtjad, aga siis tooni andsid muuhulgas ka juristid, erinevad advokaadid, kohtunikud ja nii edasi ja arstid. Ja oli ka täitsa sellised keskklassi inimesi, kes suutsid kunsti koguda. Seda olukorda täna enam nii väga ei ole, aga kui sa vaatad, mõtled nende inimeste taustale, nende 100 taustale näiteks, kes siin 2,5 maali keskmiselt endale soetasid, siis kas see on ettevõtlustaust või on see mingi teistsugune taust ja teiseks huvitab mind ka nende vanuseline ja sooline koosseis. Et kas sa ütleksid, et pigem on nad keskeas, vanemad, nooremad, pigem mehed või pigem naised? Pigem keskeas, pigem mehed, naisi on muuseas otsustavalt juurde tulnud ja pigem ettevõtjad, aga ma ei ütleks, et mitte üksnes. Et mulle tundub, et see ostjate grupp on nagu selles mõttes laienemas, et tegelikult ka inimesed, kes lihtsalt võib-olla siin või seal töötavad või on nii-öelda nagu keskmiselt ehk kõrgema palga peal, et nad pööravad pilgu kunsti poole ja väga niimoodi veendunult, kas säästavad või väga teadlikult ostavad. Et mul on natukene kahju võib-olla sellest, et võib-olla see
intellektuaalide seltskond ja haritlaste seltskond ehk ei ole nii väga nagu jõudnud kunstioksjonitele või see ei ole neile nii väga nagu jõukohane olnud. Aga me oleme neid oksjoneid vaadanudki seetõttu selliselt, et oksjon ei oleks mitte üksnes ainult ostjatele suunatud üritus, vaid et enne oksjonit on väljas ka näitused, et meil jäävad nendest videokataloogid, nüüd ka me pöörame podcastidele rohkem tähelepanu, et nii-öelda see materjal oleks laialt kättesaadav või nagu sa ütlesid, eks, et ka kollektsionäärid, kes ostavad, saaksid suhelda muuseumitega hiljem, et me üritame nagu seda gruppi inimesi, kes kunsti vastu huvi tunnevad, katta ja varustada selle kunsti informatsiooniga niivõrd laialt, et sõltumata sellest, kas nad seda kunsti endale osta saavad või mitte, et neile oleks ikkagi samaväärselt nagu kättesaadav. Aga kindlasti on see seltskond laienenud. Et sellisest väga võib-olla nagu veendunud keskealisest meesettevõtjast oleme me ikkagi jõudnud nagu väga paljude naisostjateni, nii et meil on siin olnud toredaid lahinguid nagu oksjonil, kus ma näen, et kõik pakkujad on korraga naised ja neid on mingi 4 tükki ja nad on kõik siis ühe töö eest nagu väljas, et see selline ja väga palju kui otsustatakse ikkagi koos, et ütleme, et kui näiteks üks ostab kunsti, siis on ka abikaasa kaasas ja selline süvenemine kunsti on hästi oluline, mida ma näen väga selgelt tegelikult, ma võiks öelda, et see on kunsti ostjate ühine joon, on see süvenemine. Et pealiskaudselt tegelikult ei osteta. Vaadatakse, mõeldakse, võib-olla kuulatakse soovitusi ja nii, aga tegelikult tahetakse väga detailideni süveneda, et ei osteta paadiga pilti, kui tuul puhub valelt poolt, et kuni sinna maani välja, et võib-olla see, mida kunstnik on seal näinud ja võib-olla romantiliselt tahtnud purje paisutada, et see ei ole nagu argument. Et vahest on see hämmastav, milliseid detaile tegelikult nagu kunsti ostjad tegelikult kunstist leiavad. Ja see on hästi sümpaatne, mulle meeldib, inimesed käivad siin, nad vaatavad kaua pilte. Nad istuvad maha, nad vaatavad kaua. Et me oleme selleks ka kõik võimalused loonud ja ka sellise koduse atmosfääri siin, et tõesti istuge kas või tund aega ühe pildi ees, kui tahtmine on. Aga see niimoodi vajadus kogeda, läbi elada ja mulle tundub, et isegi see niisugune sisulise suhtlemise kvaliteedi nagu tõus on minu jaoks nagu isegi märksa olulisem kui võib-olla see, kes ostab. Ma leian, et me saame selles vaimus ainult nagu jätkata, et vahest tundub küll, et juba väsitav juba jälle see oksjon tuleb ja oksjon on läinud ju nii palju suuremaks, et mäletad, meil olid ajad, kus meil oli kuskil 30-50 tööd maksimaalselt, kus kõik perioodid olid ühes oksjonis koos, kus graafika, joonistus ja vanema perioodi maal ja kaasaegne maal olid kõik koos. Nüüd meil on 3 oksjonit, ligi mingi 220 teost, eks ole. Et see kureerimine on nagu meeletu töö, ma arvan, sa näed ise ka, et see kirjutamine tegelikult ja see kirjutamise maht on nagu päris suur, et mida sa ka nagu ise teed. Aga on sul endal veel niimoodi lõpetuseks midagi väga olulist öelda, mis sa tunned, mis sind kuidagi selle kunsti puhul väga nagu selgelt puudutab või mida sa kas või nende oksjonite valikust, nagu oksjon kui müügiüritus välja jätta, aga lihtsalt selle piltide, selle nii-öelda hästi mahukate ekspositsioonide nagu taustal. No, oksjonid on põhimõtteliselt, eriti nende suurenenud mahtude juures 2 korda aastas toimuvad suured Eesti kunstiajaloo ülevaatenäitused. Ja muidugi need tasemed ei ole alati kureeritud, et sa ei saa valida lõputute tööde hulgast ainult parimat, tööde tase kõigub, kõik see on arusaadav, aga ikkagi on need võimalused ka laiemale publikule, ka inimestele, kes ei osta kunagi ühtegi tööd, saada mingi ülevaade kunstiajaloost ja see jutt, ma tõesti usun sellesse, et lihtsalt vaadata kunsti ja mida rohkem sa vaatad, siis kunstil on selline imepärane omadus. Üldiselt kõige muuga on, mida rohkem vaatad, seda rohkem tüdined. Kunstiga on vastupidi. Ja seetõttu ma julgeks soovitada mitte oksjonid kui müügiüritusi, vaid just oksjonid kui selliseid näituseid, ülevaatenäituseid. See kogemused ei ole küll kellelegi kahjuks. Nii et sinu soovitus on see, et tulge ja vaadake võimalikult kaua. Ja. Me oleme selleks omalt poolt kõik teinud, sest meie oksjoni näitus läheb kohe lahti ja ta on meil tegelikult praktiliselt 4 nädalat enne oksjonit avatud, nii et selle jooksul jõuavad kõik siia vaatama tulla. Nii et aitäh, Eero, saime räägitud ja ma arvan, et ehk meil tekivad siin ka mõned uued teemad ja kohtumised ja sa tuled ja jutustad meiega teinegi kord. Teeme nii, aitäh!